ma ei saa aru, ma lihtsalt ei saa aru. Seisab ilus, korralike elukommetega naisterahvas, hääletab, aga tema sõidab mööda. Terekes, ma nägin, et te siin lehvitasite. Kas mõni tuttav autojuht läks mööda? No kuulge, olnuks tuttav, mis siis viga? Aga mida te siis lehvitate? Ma ei lehvita. Ma püüan siin autosid peatada. Te siis hoopis hääletate. Nii seda kutsutakse, jah. Aga mina tulin ka siia tee äärde hääletama. Kuulge, mina olin siin enne teid. Otsige enesele mõni teine koht hääletamiseks. See on kõige parem koht hääletamiseks. Miks? Vaadake, auto tuleb seal kurvi tagant. Mina seisan siin, käsi püsti. No, ja siis? Ja kui ta kurvist välja tuleb, ta võtab hoogu natuke maha. Ta üllatub ja peatubki. Looda saa. Aga loogiliselt mõttes oleks see ju täiesti mõeldav. Aga muide, mina mõtlesin täpselt nii samuti. No näed, me oleme siis mõttekaaslased. Kuulge, ärge pugege siin midagi. Mina olin siin esimesena ja pean saama esimese auto peale. No seda muidugi. See on väga hea, et te sellest aru saate. Aga hakake nüüd astuma. Kuhu ma pean minema? No vaata siit edasi ja ma kordan. Mina olin siin esimesena ja saan esimese auto peale. Ja teie olete järelikult teine ja saate teise auto peale. Kui ta üldse tuleb ja peatubki. Aga kas sa tead, mis ma sulle ütlen? Hääletame parem mõlemad ühe auto peale. Välistatud. Miks? Vaata, autojuht võtab peale ainult ilusaid ja korralikke naisterahvaid. Oodake, mida te sellega tahate ütelda? Arvake ära. Kas te seda teate, et mina muuseas olen nooruspõlves võitnud Missi tiitli? Soo, või koguni raske uskuda. Ja kas te teate, miks te arvate, et seda on raske uskuda? Te vaadake mind. No hea küll, kui ma niimoodi kaugemalt vaatan. No võib-olla tõesti. Ja kas te teate, ma pole elu jooksul ühtegi meest endale ligi lasknud. Kas te olete nunn või? Ei ole ma nunn. See on põhimõtte küsimus. Huvitav põhimõte, aga miks siis? Kas te teate, minu ema oli täpselt selline ja ema on mul alati suureks eeskujuks olnud. Aga kuidas teie siis siia ilma sündisite? Püha taevas, kuidas küll? Nosime pikalt täna. Tere neilukesed, noorukesed. Kas te saaksite siit natukene edasi jalutada? Ei tea, miks. Ma tahan siia hääletama jääda. See on väga halb koht hääletamiseks. No miks? Vaata, auto tuleb seal kurvi tagant ja tuul puhub ja asi on veel selleks, et te saate nohu ja köha ja... No kus kohas see tuul on? Ilm on täiesti vaikne. Aga vaadake, autojuht võib olla gripis ja nakatab teid ka. Aga teate mis? Te võiksite ikka natukene edasi jalutada. No? Jalutamine on tervisele väga kasulik. No sel juhul jalutage hoopis teie edasi. Aga öelge, miks te just siin peate seisma? Vaata seal eemal, kaugemal on šansid auto peatamiseks palju suuremad. Ei, kohe kindlasti mitte. No miks? No vaadake, auto tuleb kurvist. Võtab kiirust ja näebki kohe nii. Auto siin kurvis küll peatust või kiirust maha ei võta. Ja, ta läheb hoopis külg libisemisse ja sõidab teile hoopis otsa. Arvate või? Kindel, mis kindel.
no siis ma lähen vist edasi. õige mõte. Aga nagu ma näen, olete siin juba pikemat aegu seisnud. Kuulge, mis marki masinad on siit ka läbi sõitnud? Natukese aja eest läksid mööda üks kirjutusmasin. ja enne seda hakklihamasin. Ja teile tuleb kohvimasin. No kuulge, ärge lollitage minuga. Ma pean kindlasti jõudma lähima metsatukani. Mina ka. minul aga on sinna asja. Siis te olete ka hoopis hääletajad. Nii võib öelda küll. No aga no mis teil sinna metsa asja on? aga mis teid sinna metsatukka ajab? Teate, mina tahaksin metsas leida ühe haavapuu. Haavapuu, kuivanud haavapuu. miks? No teate, ma tahan sellest haavapuust teha tikke. Tikke. Jaa, kuidas? Kuidas te selle väärli sinna otsa saate? ei, kõigepealt mina lõikan sellest kuivanust haavapuust liistakud ja siis liistakutest teen tikukese. Aga no ikkagi, kus te selle väärli sinna otsa saate? No teate, läinud ei ole tarviski. Kus te selle tiku siis põlema saate? No miks ma teda veel põlema panema? aga mis te selle tikuga ikkagi teete siis? Õige küsimus. Teate, minul kodus puuküttega pliit kukkus sisse ja nüüd on mul elektripliit. Taevas, ärge teile elektripliiti küll tulge. No kuulge, ega ma siis nii loll ka ei ole ometi. aga mis te selle tikuga ikkagi teete? No vaadake, pliit lülitakse vooluvõrku. Selleks pistetakse elektripliidi pistik pistiku pessa. No loomulikult, ega ma nii loll ka ei ole, seda teab iga lapski. Aga teate, mul on see pistiku pesa natukene väikene ja ma panen tikud vahele. No seda on mulle lapsest saati õpetatud. vaata, tõepoolest, selle peale ei oleks ise tulnudki. aga no mida te sinna ikka metsa korjama tahate minna? mina tahan korjata korvitäie. noh, neid korjata. Ja mina tahan korjata seeni. Ühtä ainsat seeni. Niimoodi. Ühtä ainsat see. No mis see võiks olla seal? Te korjata tahate? See on, oota, teeseen. Teeseen. Ma pole sellisest seenest kuulnudki. aga mina olen kuulnud, aga minu arust see metsas ei kasva. Teate, ma tahan ise veenduda, et seda seent tõepoolest metsas ei kasva. aga missugune see seen siis ikkagi on? No aga see teeseen, no kuidas, mis sellega üldse tehakse selle teeseenega? See teeseen on. Jah, mida sellega üldse See tehakse? teeseen pannakse laia suuga purgi sisse. Sinna peale kallatakse teevesi. Oota, raamus, vast oli kuidagi teistmoodi. Enne vist pandi seen, enne pandi tee ja siis visati seen sisse. No ja siis? No ja siis pandi natukene suhkrut ja lasti 2 päeva seista ja siis sai juua väga head tervislikku teevett. teate, mina küll seda juua ei julge, see võib olla mürgine. Ja mina ka ei julge. Aga no ma ei saa aru, no kuidasmoodi te saate selle teeseene, ainsa teeseene metsast üles leida. ja mina olen täiesti kindel, et see seen metsas ei kasva, vaata kohe kindlasti ei kasva. No siis ma tahan oma 2 silmaga veenduda, et seda teeseent tõepoolest metsas ei kasva. no aga siis ma teen ettepaneku. kui me juba kõik sinna metsatukka tahame minna, hääletame kõik koos ühe auto peale. mis te arvate? nõus. Mis see naistekari siin teeb? me hääletame. Hääletamine on ju vallamajas. Mis hääletamine? Mis vallamajas? Kuidasmoodi? Kas te siis ei tea?
presidendi hääletamine. president on vallamaja juures ja me hääletame presidenti. äkki president tahab ka minna metsamarjule? No kuulge, mis juttu te räägite? Vallamajas sees on presidendi hääletamine. no mis päriselt vallamaja sees president sõidab hoopis vallamaja sisse. no president. Tegelikult kohe ise on autojuht. kuule, äkki president tahab meid kah oma auto peale võtta? no tegelikult see ei ole nagu hääletamine. Rohkem ikka nagu valimine. Ma tean, et president hakkab valima, kelle ta meist oma auto peale võtab. Ei, teie peate valima, kas te annate presidendile poolt või vastuhääle. oh püha taevas, vaata mul on täna küll kurk natuke haige. ma arvan, et peale hääletamist mul vist seda enam üldse ei ole. aga kuidasmoodi siis igatahes oma suust või õigemini kõrist tuleva häälega ei hääleta. no kuidas see käib? Te saate vallamajas valimissedelid. Sinna on kirjutatud, jah, kas te olete presidendi poolt või vastu. jah, aga kui ma olen vastu, kas siis lastakse kohe maha või? ei. Antakse hoopis kodus küpsetatud ahjusoojasaia, mustasõstra ja tikrimoosiga. Ja kõrvale mingit kummalist jooki. kuule, ega viimati seda teed ei anta. Koolilist ja midagi sellist. kuulge, naised, teate mis? Lähme kõik vallamajja ja hääletame presidenti!